2020. aasta sündmused on meile kõigile teada, sest me elame kõik selles ühes aegruumis. Aga ma tundsin hetk tagasi, et mul on põhjust teha üks nii-öelda avaldus. Sest mitmed inimesed on mulle viidanud, et mu nii-öelda käitumine Facebookis jätab soovida ja ma võtan seda päris tõsiselt, sest need viited on tulnud inimestelt, kellest ma pean, kes on nii teisiti ka mu usukaaslased. Ja sellest kantuna tahaks ma paar mõtet ainult öelda ja siis pöörduda ühe väga tähtsa dokumendi juurde ja lugeda siit ka mõned osad. Need paar lauset on see, et 2020. aastal lahtirullinud sündmused ei ole midagi lähtuvat kuskilt mingisugusest abstraktsest kaosest või lihtsalt üks hootine mingisugune geopoliitiline erinevate kapriiside ja kokkusattumuste jada, vaid see on sündmuste mingisugune kulminatsiooni üks osadest, mille tunnistajaks me kõik oleme. Ja alusdokument, kust ma seda nii enesekindlalt väidan, on raamat, mis on meile kõigile tuttav. Mina olen ta sõnastanud niimoodi. See on minu isiklik piibel, minu uus testament, mu igapäevane tööriist ja niimoodi juba pikki aastakümneid. Ja ma loen siit väga tuntud kohast, see on Johannese ilmutuse raamat, loen määratud salmid. Johannese ilmutuse raamatu 13. peatükk ja ma loen alates 5. salmist. Ja temale anti suu rääkida suurustamise ja Jumala pilke sõnu. Ja temale anti meelevald tegutseda 42 kuud. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki, neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja rahva hõimu üle. Ja teda hakkasid kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nimed maailma algusest ei ole kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja siit kohast jätan vahele, neid võid sa ise kodus vaadata või internetis, sest piibel on väga kergesti kättesaadav. Ja siit kohast loen ma edasi Johannese ilmutuse raamatu 13. peatüki 16. salmist. Ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus. Kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv.
ja tema arv on 666. Kellel on mõistust, see arvaku ära. Kellel on mõistust, kellel on tunnetust, kellel on visiooni, usku, ka teataval määral Jumala kartust ja hirmu, see saab aru, et see tekst ei ole lihtsalt ette loetud, vaid seesama tekst kõlab praegusel ajastul miljonites versioonides, miljonites maailma kristlikes kodades, inimeste meeltes, suus, südames ja mõistuses. Mõtle sinagi selle peale. Ole hoitud, sõber, ja proovi mõista mu kohatist radikaalsust siin Facebookis. Anna mulle andeks. Ma ei saa teisiti.